Nii, järgmine paar on Johanna Brigitte Verro ja Dexter. Kui ma nüüd ei eksi, siis neil on ka esimene võistlus 130 tasemel, aga seevastu on Johanna ja Dexter väga stabiilselt mitu hooaega juba järjest hüpanud 20-25 tasemel. Teinud puhtaid sõitu ja noppinud võite avatud klassidest, nii et ma arvan, et neile ei tohiks ka valmistada erilist raskust see tänane 130 parkuur. Ja Johanna Brigitte Verrol on siis eelviimane aasta selles klassis võistelda. Just, temal on kusjuures ka, tema on võistelnud varem lasteklassides meistrivõistlused ja poniklassides, aga esimene kord osaleda siis juunioride meistrivõistlustel. Ja vihm on päris korralikult hakanud siin juba sadama siin Roilas. Eks need, kes kangesti vihma ootasid, nüüd rõõmustavad, aga tuli natuke valel ajal, oleks võinud öösel sadada ja meile ilusa päeva ikkagi pakkuda, aga noh, mis teha, see on see ratsasport, see on välisport. Eks see on iga sellise välispordiala võlu on see, et ei, sul on see kolmas faktor. See ei ole see võlu. Alati see tore kolmas faktor juures. Luban endale sulle vastu vaielda, et ei ole võlu, vaid see on lihtsalt niisugune olukord. Kahjuks tuleb neilt nüüd 8. A peal eksimus ja 4 karistuspunkti. Nüüd selgub, mis puust Dexter on, kas ta laseb ennast vihmast häirida või mitte, sest see vihm läks päris tihedaks. 4 karistuspunkti jääb Johanna Brigitte Verrole ja Dexterile esimese vooru tulemuseks. Jah, paar tegelikult suutis vaatamata sellele tugevale hoovihma laksule, mis siit talle kaela sadas teha täiesti korraliku sõidu, et ma arvan, et teises voorus kindlasti on võimalik seda veel ka parandada ja tulla nulliga ka. Nüüd on aga